Tere tulemast isikliku evangelismi kursuse teise sessiooni. Ma loodan, et esimene sessioon on sind inspireerinud ja sa oled praktiseerinud deklaratsioone ja reflekteerinud ja praktilisi samme täide viinud. Ainult siis, kui me praktiseerime, siis me tõeliselt kasvame, nii et julgustan sind võtma maksimaalselt osa nendest praktilistest sessioonidest. Kui sulle loengu konspektis midagi meeldib või tahab üle lugeda, siis tead, meil on konspekt ka üleval, nii et selle sama loengu all on see nupp, et loengu konspekt ja kliki sinna, sa saad kõike seda lugeda, kõiki neid kirjakohti, kõiki neid tsitaate, et sa võiksid veel enam süvitsi õppida selle teema kohta. Aga nüüd, sessioon 2, evangelismi takistajad ja enese ületamine. Oled sa kogenud kunagi takistusi evangeeliumi kuulutamise juures? Üheks suuremaks takistuseks, mida enamus vastab, on, nad ütlevad, et ma ei oska seda teha ja mul pole kogemusi ka. Ja jõutakse kiiresti järeldusele, et ma pole õige inimene selleks. Mark McCloskey on öelnud niimoodi, et kui me ei tea, kuidas seda teha, seda suurem on tõenäosus, et me seda ei tee, eriti kui on tegemist valdkonnaga, kus tuleb võtta suurt riski. Keegi on kunagi öelnud, et Jumal ei kutsu treenituid, vaid treenib kutsutuid. Robert Coleman on öelnud nõnda, et ta kutsub valmisolekut muutuma. Ütleb, et issandale järeleandlikke inimesi sai vormida ja muuta. Jeesus saab kasutada igaüht, kes soovib end kasutada lasta. Kas sina oled valmis muutuma, on küsimus. Teise punktina ma üldse jagan 10 takistust, mida ma olen näinud inimestel evangelismis olevat. Nii et ma loodan, et sa tunned mõned endas ära ja saad mõelda, et vau, et sa pole ainuke. Ja vau, et need on ületatavad. Ma loodan, et selline mulje jääb sulle. Aga nüüd teine. Esimene oli kvalifikatsiooni dilemma. Ma ei oska seda teha. Teine punkt, miks evangelism on takistatud enamasti on, et ma ei taha seda peale suruda. Kristlased üldiselt tahavad olla viisakad, mitte peale tükkivad ega taha usku inimestele peale pressida. Kindlasti pole õige usku peale pressida, kui inimene ei taha või annab mõista, et ta ei soovi sel teemal rääkida. Tihti aga on kuulutajal, minul ja sinul, pigem vestluses eelarvamus, et kuulaja ei taha sel teemal rääkida. Olen nii tihti olukordades, kus peale päästmise tunnistuse rääkimist läheb jutt kuidagi tavalise elu teemadele tagasi ja siis ma mõtlen, et ehk olen piisavalt juba tunnistanud ka ja ei hakka usuteemat enam edasi kerima. Muidu ta arvab, et äkki surun peale. Aga kust ma tean, et tal pole huvi? Kust ma tean, et mis kogemused ja küsimused ja teadmised tal usu suhtes on? Vanarahva tarkus ütleb, et küsija suu pihta ju ei lööda. Mis tähendab seda, et midagi ei juhtu, kui me küsime vaimuliku vestluse käigus inimeselt, et mis on sinu kokkupuude usuga? Jumalaga või kirikuga? Kas sina oled kogenud Jumalat? Tema kaitset või mõnda palve vastust taeva isalt. Ma usun, et on võimalik kuulutuses olla jõuline ja tundlik samaaegselt. Jõulisus väljendub meie tungivas huvis teise inimese vaimuliku tervise vastu. Tundlikkus aga väljendub meie taktitundes ja viisides, kuidas nende teemadeni jõuda. Panna tähele apostlite jõulist suhtumist kuulutustöösse. Apostlite 4. peatükist loeme, et ja nüüd, issand, vaata nende ähvarduste peale, lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades käe haigete parandamiseks, tunnustähtede ja imetegude sündimiseks, sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Amen. Apostlid mõistsid, et ilma julge ja agressiivse Jumala sõna kuulutuseda nad ei ehitaks kogudust, mis Jeesusel oli plaanis ehitada. Küsi sina täna taevaisalt, Jumal, kuidas mul võiks olla suurem huvi, nii-öelda agressiivne huvi inimese vaimuliku olukorra vastu nii, et kirg ja siiras uudishimu ületaks häbenemise ja kartuse barjääri. Nõnda, et sa ei pea tundma ega tema ei pea tundma, et sa surud Jumalat peale. Kolmandaks, eelarvamused ja ülemõtlemine. Mulle meeldib see lugu, mis Iisraeli rahvaga juhtus, kui nad olid aastakümneid kõrbes rännanud ja siis andis Jumal Moosesele käsu läkita mehi uurima Kaanani maad, mille ma annan Iisraeli lastele 4. Mooses raamatus.
Läkituse eesmärk oli uurida tuleviku tõotatud maad, kui viljakas ja rammus on see maa, milline on rahvas, kas väeti või tugev, kui tugevad on vaenlased, nende kindlused, kelle vastu tuleks võidelda. Tagasi tulnud kiitsid tõesti maad, kuid ka ehmusid ära, ütlesid, et see voolab tõesti piima ja mett, siin on selle viljad, kuid rahvas, kes seal maal elab, on tugev ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Kaaleb, üks maakuulajatest, julgustas aga rahvast. Mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Mille peale teised maakuulajad hakkasid levitama eelarvamusi ja oletusi. Nad oletasid, et me ei või minna selle Kaanani maa rahva vastu, sest ta on meist vägevam. Me nägime seal hiiglasi ja Anaki poegi hiiglase soost. Me olime ise endi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meiega nende silmis. On arusaadav, et kui sa näed endast suuremaid ja tugevamaid inimesi, siis sa tunned ennast rohutirtsuna ja hirmu enda sees. Kuid on ekslik luua eelarvamusi, mida vaenlane meie kohta mõtleb. Just seda need hirmunud maakuulajad tegid, oletades, et vaenlased nägid neid kui rohutirtsudena. See juhtub ka nii tihti minu ja sinuga, et me mõtleme üle ja oletame inimese kohta asju, mis pole tõesed. Kui palju korda on minu kuulutustöö jäänud selle taha pidama, kuna olen oletanud, et see inimene ei taha kuulda midagi Jeesust, ta väliselt vaadates tal pole mingeid vajadusi või niikuinii meil on keelebarjäär või niikuinii ta ei tule kirikusse. See on mõistuslik argumenteerimine ja see on vaimsus, mis takistas ka neid hirmunud maakuulajaid sisenemaks tõotuse maale. Lõpuks läkski Joosa oma põlvkonnaga, kes julges eelarvamustest üle astuda. Steve Backlund kirjutab oma raamatus sellist situatsiooni järgnevad. Suurimad kindlustused, mis takistavad Jumala tõotusi meie eest, on usklikud, kes nõustuvad oma negatiivsete kogemustega. Need on sidumised kristlaste endi uskumustest. Kes on sulle öelnud valesid? Kas su minevik? Kes ütles sulle, et vaenlased näevad sind rohutirtsuna? Kes ütles, et me ei saa neist jagu? Kes ütles sulle, et see inimene ei taha Jumalast midagi kuulda? Kes ütles sulle, et ta ei saaks kunagi päästetud? Sõber, need on vaenlase valed, mis on saanud osaks kristlaste uskumuste süsteemist, mis peaksid minust ja sinust kaugele eemale jääma. Steve Carter julgustab meid vabanema eelarvamustest uskumuste suhtes, mitte midagi oletades nende kohta ning selle asemel küsimusi küsides, hästi kuulates ja uudishimulikuks jäädes. Amen. Me saame nendest eelarvamustest üle. 4. Enesekindluse puudujääk. Inimesed üldiselt imetlevad teiste enesekindlust ja ihaldavad ise ka evangeeliumi kuulutades tunda ennast enesekindlalt. Nägin internetis ühte videot, kuidas üks mees tunnistas metroos väga enesekindlalt. Veenvalt ja huvitavalt oma tunnistust niimoodi, et inimesed pärast seda lugu aplodeerisid. Mõtlesin endamisid, niimoodi tahan mina ka tunnistada, enesekindlalt ja aplausi vääriliselt. Reaalsus aga on näidanud, et enesekindlus ja perfektne kuulutuse sooritus on mul tulnud just aja jooksul praktikaga. Mark McCloskey ütleb, et inimesed ei taha evangeliseerida, kuna nad ei tunne ennast selles loomulikult. Selle lausega nad tegelikult ütlevad, et nad teevad seda vaid oma mugavustsoonis. Seisvat autot on raske juhtida ning samuti raske muutuda evangeeliumi kuulutamises enesekindlaks seda mitte praktiseerides. Enesekindluse puudumine aga pole kunagi vabandus, et mitte kuulutada, sest Jumal saab kasutada ka ebakindlat kuulutust. Tulles vastu ning saates kuulutaja teele just õiged inimesed, kes vajavad kuulda just seda, mida evangeliseerija sel hetkel oskab ja saab pakkuda. Pühakiri tõotab meile samuti jõukohaseid koormaid. Ta ütleb nõnda, et Jumal on ustav, kes ei luba meid kiusata rohkem, kui me suudame taluda, vaid koos kiusatusega valmistada välja pääsu, nii et te suudate taluda. Sa suudad taluda, mu sõber. Sul on see enesekindlus, mu sõber. Jumal annab sulle õiged koormad Jeesuse nimel. Kas sina oled tundnud end alaväärsena mõeldes, et ma pole kindel, kas mul on midagi pakkuda? Steve Carter selgitab, et see mõte tuleb kahtlustest ja usaldamatusest. Me kahtleme, kas me kuulsime tema häält. Asja tuum on selles, et me kardame, et me pole piisavad selleks kuulutuseks ja me ei usalda, et Jumal varustab meid siis, kui me otsustame riskida. Võta teadmiseks, et Jumal teab, kellel on just vaja kuulda seda, mida just sina oled õppinud, kogenud või teada saanud Jumala kohta.
ning usaldades teda, ta saadab su teele just need õiged inimesed. Amen. 5. takistus, mida me enamasti kogeme oma tee peal, on mugavus. Meie kultuuriruumis kõige suurema tõenäosusega röövib kristlastelt tunnistamise motivatsiooni just mugavusfaktor. Lääne kultuuris võib olla kristlane nii, et sind ei kiusata usu pärast taga ega küsita sinu usu kohta küsimusi. Ja kultuurinorm kirjutab ette, et usust väga ei räägita. Inimesed tahavad end tunda mugavalt ja hiilib sisse hedonistlik elufilosoofia. See tähendab seda, et inimese mugavus ja heaolu ülistamine. See on mõtlemine, kus ideaalses elus ei ole ebamugavusi, konflikte ega kannatusi. Selline mõtteviis on aga absurdne, kuna see sarnaseks inimesega, kes tahab jõusaalis suuri muskleid treenida, aga ei ole valmis pingutama, vaeva nägema ega treeningvalu kogema. Progress elus nõuab ebamugavust, konflikti ja valu ja seda ka evangelismis. Ühel hommiku jooksul plaanisin ühte noormeest evangeliseerida. Peale seda, kui ütlesin talle tere ja tutvustasin, et olen usuinimene, pistis ta koheselt jooksu, väljendades soovi mitte minuga rääkida. Ma tundsin ennast halvasti, nagu oleksin mingi ebameeldiv eemale peletaja linna vahel. Minagi tahan tunda ennast meeldiva isikuna ja mugavalt olla vestluses, kuid välja astudes ei tea ma kunagi, milline selle inimese taust on ja millised on tema kogemused kristlastega ning kuidas ta usujutule üldse reageerib. Tean vaid seda, et olen enda üle uhke, et välja tookord astusin. See oli valus, kuid see oli põnev. See oli ebamugav, kuid see tegi mind tugevaks. Steve Carter väidab, et mugavustsoonis kristlik elu tõotab tulla pikk ja igav elu. Tõeline põnevus elus juhtub ebatavalistes olukordades ning iseloom saab ehitatud püüdluste läbi. Meid lükatakse pidevalt pikali vaid selleks, et avastaks, milline jõud meis peitub taas püsti tõusta. Mis eristab kristlasi on see, et nad halli massiga kaasaminemise ja valu vältimise asemel hüppavad pea ees valu keskele meie inimeste elulugudesse, sest ainult kõigega riskides me avastame Jumala tõelise olemuse. Selline eluhoiak on kultuuriliselt täiesti vastuvoolu ujumine ning vajab sügavat sisemist veendumust, sest aja möödudes tuleb mugavustsoon hiilib kindlasti tagasi. Aga ainult need, kes on arendanud ja töötanud välja sügavad piibellikud veendumused evangelismi vajalikkusest, suudavad välja astuda mugavuse kultuurist. 6. 6. takistus. Ükskõiksus inimeste igaviku ja vajaduste suhtes. Ma naasesin just reisilt, kus õppisime tänavatel inimesi tervendama. See oli suur eneseületus ja eneseveenmine, et minna nii paljude inimeste juurde järjest ja pakkuda neile tervendavat palvet. Millegipärast ei tulnud see loomulikult, kuid peale harjutamist hakkasin ära harjuma ideega, et lonkava või tervenemist vajava inimese juurde on täiesti normaalne minna palvet pakkuma. Kodumaale jõudes esimesse bussi astudes nägin kohe ratastoolis meest. Esimese reaktsiooniga eirisin teda mõeldes, et see on tema süü, et ta ratastoolis on. Küll hakkama saab või küll keegi teine hoolib. Järsku ärritusin enda peale, et kui ükskõikne ma olen inimeste tervenemise suhtes. Mul polnud mingit kaastunnet, et kas keegi tunneb valu või tahab terveks saada. Tundsin, et oman usu ja Kristuse läbi meelevalda tervendada, kuid kõnnin ringi ükskõikselt inimeste suhtes, kes seda tervendavat väge ja evangeeliumi vajaksid. Sain siiski ükskõiksusest võitu ning palvetasin selle sama ratastooli mehe eest, kes koges oma jalgades soojust. Kristus ilmutas talle oma armastust sel tunnil ja isegi kui ta ei tõusnud sellest ratastoolist ülesse. Sa võid küsida endalt, kuidas ma saaksin hoolida kõigi abivajajate eest. Neid on ju nii palju, ma ju ei suuda kõige eest hoolida, kes kõnnivad ja lonkavad ja on haiged tänavatel. Mul poleks enam oma elugi. Kas hoolimine tähendab, et ma kogu aeg ainult seda teengi? Ei sugugi mitte. Ema Teresa ütles briljantselt, kui sa suuda toita 100 inimest, siis toida 1. Alusta sealt, kus sa oled. Sea eesmärk osutada halastust 1-2 inimesele nädalas, harjutades
ennast hoolima, et kaastunde häält eneses võimendada. 7. takistus evangelismis on vabandused ja müüdid. Eelpool mainitud piibliõpetaja Tapani Suonto, Soomest pärit evangelist, tsiteerib nõnda: evangeliseerimine on sõbrustamine päästmata inimestega. Ja see tsitaat võib jätta mulje, et evangelism ongi sõpruse arendamine või uskmatu inimesega sõbraliku vestluse pidamine. On äärmiselt vajalik arendada sõprussuhteid ja sõbralikke vestlusi, kuid ülikiiresti võib sisse hiilida mugavuse vaib, mis väldib pinget, hülgamist ja sõpruse rikkumist ning ütleb, et see sõbrustamine ongi evangelism. Mark McCloskey kinnitab meile, et selline mõtlemine, et sõpruse arendamine ongi evangelism, on tihti vabandus, mis teeb evangelismi nii ebamääraseks, et lõpuks miski pole enam evangelism. Osalesin ühel ülemaailmsel evangeeliumipäeval Global Outreach Day, kus kutsuti üles kogu kristlaskonda üle gloobuse ühel konkreetsel maikuu päeval kuulutama evangeeliumi. Otsustasin, et lähen kohvi jooma ühe sõbraga, kellega olen palju just sõprussuhet arendanud. Nüüd oli võimalus sõprussuhtest astuda samm edasi ja tunnistada evangeeliumi. Palvetasin palju, et mul tekiks võimalust tunnistada ja sest siiani on kogu asi ju tegelikult piirdunud elust olust rääkimisega. Oma imestuseks oli meil kohvilauda taga tunniajane vestlus, kus tema küsimuste peale sain otsast lõpuni rääkida evangeeliumi. Kristus ta tol õhtul vastu ei võtnud, aga kuid minu rõõm tõusis taevani, sest ma sain läbi palve Jumala abiga tunnistada selgelt Kristusest. Sellised vestlused on võimalikud, kui neid igatseda, neid paluda ning kasutada ära võimalusi, mis Jumal sulle annab. Ära too vabanduseks seda, ma ainult sõbrustan, ma ainult räägin temaga, ma ainult ehitan meie suhet. See võib mõnikord muutuda vabanduseks, et mitte rääkida Kristusest, tema armastusest ja igavesest elust, mida ta toob. Teine müüt, võib-olla sa oled tuttav väitega, ma ei kuuluta, las mu elu ise kõneleda. Või siuke väide, et ma ei peaks kuulutama enne, kui mu elu pole midagi kõnekat ette näidanud. See lähenemine sunnib küsima, et kelle elu siis on piisavalt hea selleks ülesandeks. Samuel Shoemaker ütles kunagi tabavalt: me ei saa oma kuulutust Jeesuse tunnistavast surmast, ülestõusmisest, oma usust ja tema jumalikkusest rajada oma headusele. Siis oleks rõhuasetus liialt minu peal, mitte tema peal. Elu, mis peegeldab Kristust ja kõneleb valjusti, on absoluutselt vajalik kõigi kuulajate jaoks. Kuid kui jätta see kuulutus selle taha ootama, hoolitseb ingevaenele kindlasti selle eest, et sul oleks pidevalt kaikaid kodaratesse, mida su uskmatud sõbrad näevad. Ja siis sa häbened tunnistada, nad mõtlevad, mis usklik see nüüd on. Kristuse tunnistada on pigem nagu postiljonid. Nendel on ülesanne sõnum ümbrikuga kohale viia. Ja sõnumi sisu on, et taevaisa hoolib ja omab Kristuse läbi lahendust kõigile selle inimese igatsustele. Postiljon võib olla ükskõik kui trendikas, kui relevantne, kui sõbralik, kui eeskujulik, kui armastav, kuid uskudes, et ta elu kõneleb küllalt ja hästi ja jättes kirja saajale edastamata, jääb sellest siiski väheks. Et inimene oma isalt sõnumi kätte saaks. Isegi kõige täiuslikumalt elatud elu mõisteti äärmiselt valesti. Jeesus elas eeskujuna jumalikku elu. Siiski teda hüljati, siiski teda surmati tema enda rahva poolt. Niisiis, kui sa mõtled, et las mu elu kõneleda, siis võib-olla sa peaksid kõnelema Kristusest. Vahelduseks. Las see kõneleda ise, sest see on sinu sõnum ja sina oled postiljon. Ja me ülesanne see sõnum edasi anda. 8. takistus. Sa häbened Kristust. Olles värske kristlane juba mõned aastad olnud, liikusin kodu ja töö vahet palju liinibussiga. See oli hea aeg, kus ma sain lugeda piiblit, kuid peagi avastasin, et ma häbenen piiblit lugeda, kui minu kõrval keegi istub. Ning ma helistasin üksikut iste kohta. Mu sees oli hääl, mis püüdis oletada kõrval istuva inimese mõtteid, kui nad näevad mind Jumala sõna lugevat. Nende mõtted olid ehk piiblit lugev inimene.
ma tunnen ebamugavalt tema kõrval, äkki see on mingi usuhull ja hakkab mind veel pöörama. Siis ma oletasin veel hoopis midagi sellist. See tüüp loeb piiblit, on alles kerge usklik, uskudes seda muinasjuttu, lugegu midagi ratsionaalsemat või tõsiselt võetamamat. No, need olid minu reaalsed hirmud, mida ma kartsin ja et inimesed minu kohta mõtlevad ning mõned korrad ma isegi vältisin piibli väljavõtmist kotist, kuna häbenesin Kristust, keda olin otsustanud just järgima hakata. Pöörje tuli aga, kui ma veendusin, mida Jeesus selle kohta ütleb Matteuse evangeeliumis. Aga iga ühte, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina isa ees, kes on taevas. Mitmeid aastaid noore usklikuna maadlesin selle mõttega, et äkki Kristus ongi kergeusklike lohutusvahend ja kas see kõik üldse on tõsi, millesse ma usun ja äkki see on üks suur narrus. Kõik mu mõtted peegeldusid mu arglikes tegudes ja tasapisi hakkasid nad ikkagi muutuma tugevamateks veendumusteks ja minus said aja jooksul kindlaks järgmised arusaamad. Esiteks, ma mõistsin, et ristiusk on reaalne, sest ma olen isiklikult kogenud reaalse Jumala reaalset kätt oma elus läbi reaalsete palvevastuste. See sai minus kindlaks. Teiseks, minus sai kindlaks see, et evangeelium on väga lihtne, kuid tohutult võimas. Lihtsus ei tähenda, et piiblitõde oleks kergeusklikele hullutamiseks, vaid lihtsus on sellepärast, et kõik võiksid seda mõista ja vastu võtta. Nii nutikad kui lihtsameelsed, elukogend kui ka kogenenematud, nii ekstravertsed kui ka introvertsed. Nii et sellised tugevad veendumused aja jooksul kasvasid ja minus ja need kasvatasid julgust mitte enam häbeneda seda evangeeliumi. Sest ma hakkasin tundma uhkust selle usumüsteeriumi üle, mida ma olin südames kandma hakanud. Peagi hakkasin õppima, kuidas julgelt ja veendunult ja häbivabalt seda sõnumit edasi andma nii palju kui võimalik, nagu seda tegi meie eeskuju apostel Paulus, kes ütles nõnda, sest ma ei häbene evangeeliumi, see on Jumala vägi päästeks igale ühele, kes usub, esmalt juudile ja siis kreeklasele. Ära häbene sinagi. Veendu selles, et see on vägi päästeks igale ühele. 9. takistus on hirm. Hirmutunne on reaalne ja see väljendub üldiselt erinevalt. Kartus läbi kukkuda, kartus endaga mitte rahule jääda, kartus, mida inimene minust arvab, kartus peletada inimest hoopis Kristusest kaugemale. Kui iganes reaalne see hirm ka ei oleks, ei omada siiski reaalset füüsilist väge takistada välja astumaks ja kuulutamaks. Hirm on nagu lõvipuuris, ta võib sind hirmutada tegevusetuks, kangeks, kuid ta jääb siiski alati puuri ja ta on sulle ohutu. Mäletan siiani John Bevere kõnet 2009 aasta Planet Shakersi konverentsil Melbourne'is, Austraalias, kus ta rääkis noortele hirmust kui vaimust ja sellest, et see on meie põlvkonna usklikele suurim takistus. Ta veenis meid selles, et see vaim pole Jumalast. Jumal ei ole meile andnud ju arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu, räägib Paulus usupojale Timoteusele. Olles teekonnal töö juurest koju ja olles juba tunnistanud paarile inimesele Kristusest, kogesin erakordset julgust. Tundsin täielikku vabadust hirmust ja võõraste inimestega kontakti loomine tundus võrratult lihtne. Kogesin hetkeks, milline on taevas. Võin võõra inimesega suhelda kui parima sõbraga, vabana kultuurilistest tavadest ja normidest. Kogesin, et iga inimene on vend ja õde, sest kõik on Jumala lapsed. Minu jaoks muutus reaalseks kirja kohta 1. Johannese kirjast, kus ütleb, et armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Hirmu ületamine minu elus algas teadmisega, et vaatamata kartusele oman ma siiski vabadust keerata lõvile selg ja hakata tegutsema. Peale esimest väljaastumist saab hirmulõvist armetu kassipoeg ning minu sees arglikust kutsikast saab kartmatu buldoog. Ma annan sulle praktilisi näpunäiteid hirmude ületamise kohta järgmises loengus pealkirjaga hirmude ületamine, et kindlasti vaata see ka ära, sest seal on mitmed punktid ja mitmed näited ja kohad, kus sa saad oma situatsioonile võib-olla inspiratsiooni.
aga tea seda, et hirm on lõvipuuris, aga ta ei võta sult vabadust ära kuulutada. Ja kui sa vabadust kasutad kuulutada, ja saab hirmulõvist järsku armetu kassipoeg. Julgustan sind, kasuta seda. Ja 10. takistus evangeliseerimisel, mis ma olen näinud enamasti nii enda elus kui ka teiste peal, on negatiivsed kogemused. Kui ma olin teismeline, siis mul oli oma õdedega suhtlemises palju jamasid. Kui midagi läks valesti, korrutasin endale veenvalt lauseid. Mitte kunagi ära enam seda tee, ütlesin endale. Või mõtlesin ka niimoodi endale, ära enam teda kunagi usalda. Noorena ma ei teadnud, kuidas oma kaitserefleksiga ümber käia, mis automaatselt pani mind vältima kõike, mis põhjustas negatiivseid kogemusi. Lootes selle läbi ehitada vigade vaba tulevikku. Ma kannatasin ega osanud sellest välja tulla. Ma olin lõksus. Halvad kogemused nagu läbikukkumised, käsumeelsus, süüdistused, solvavad laused või valed põhjustavad ohvrimentaliteedi inimesse. Vaene mina olen ikka toitu küll. Nüüd pean kannatama kõige selle all, sest ise olen selle ära teeninud. Steve Backlund ütleb, et ohvrimentaliteet on kujunenud uskumus sinu sees, mida on võimalik muuta. Võimestatud inimesed ütlevad ületavad ohvrimentaliteedi ning avastavad, et hoolimata võimetusest muuta oma minevikku, saame luua uusi järeldusi kogu kogetu suhtes. Hiljem ma mõistsin minagi, et täiuslikuks ei saa mitte negatiivsete kogemuste vältimisega, vaid vastupidi, nendest läbi minemisega, nendest õppimisega ja tegevuse kordamisega, kuniks ma õnnestun. Niisiis, julgustan sind. Negatiivsed kogemused, las need olla sillaks selleks, et sa võiksid õnnestuda Jeesuse nimel. Las ma palvetan sinu eest. Isa, ma tänan iga loengu vaataja eest ja ma palun, et need takistused, ükski takistus ei saaks neile määravaks ja neid hoidma tagasi, et Kristuse evangeeliumi, mis on vägi päästeks, võiks päästa meie maailma, nende inimeste sõpru ja lähedasi. Jeesuse Kristuse nimel me kuulutan vabadust, hirmu, eelarvamuste, katkisuse ja valede vaimsustest kõigi üle. Ja ma tänan, et Jumala armastus saab võimsalt päästa seda maad ja kogu maailma. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ma loodan, et nendest 10 loetud ette nendest takistustest sa tundsid mõne ära ja ma loodan, et selle evangelismi kursuse jooksul sa saad nendest üle. Nii et kindlasti kursuse vihik võta ja vaata sealt need praktilisi samme, praktilisi ülesandeid, deklaratsioone, täida need praktilised ülesanded ära, seal on väga praktiliselt, sa pead kirja panema mõned takistused ja siis nägema, mis võiks olla see lahendus ja ületama need. Nii et julgustan sind, panna nüüd need kõik praktikasse ja deklareerima igal hommikul neid deklaratsioone ja ma usun, sa saad üllatama. Ole hea jagama tunnistust ka sellest, mida Jumal on teinud sinuga, sinu elus, sinu läbi, teisi ka julgustada läbi selle. Nii et see oli sessioon 2, evangelismi takistajad ja järgneb loeng, hirmude ületamine. Nii et kohtume juba varsti.